Kui lihtne on sinul muutusi elus luua? Kas sa soovid täituvat kergusega või pigem on see, et vahet ei ole, mida sa teed, siis praktiliselt mitte midagi ei muutu. Või kui muutub, siis vaid ajutiselt. Ja kui tihti sa märkad, et sa ise saboteerid oma õnne ja edu. Aga mis siis, kui sa alateadlikult usud, et su soovide täitumine on sulle kuidagi moodi ohtlik ning ennast kaistes sa ise saboteeridki oma soovide täitumist. Selles videos jagan sinuga oma hommikuse meditatsiooni taipamisi, mis avasid minu jaoks totaalselt uue maailma. Et nii paljud asjad lihtsalt loksusid paika, kuidas ma olen loonud midagi, mida ma ei soovi ja miks mingid soovid ei ole lihtsalt kuidagi moodi täitunud. Ehk siis kui sul on tunne, et miski hoiab sind justkui tagasi, siis see video on just sinu jaoks. Selles videos jagan sinuga oma kogemusi ja taipamisi ning teeme läbi ka ühise protsessi nende vanade mittetoetavate programmide lahustamiseks. Seega kinnita turvavöö ja ole valmis üheks ägedaks kogemuseks. Hei, tere imelist neljapäeva õhtut, kes sa oled otsustanud tulla otse vaatama, kuulama ja sulle, kes sa vaatad siis järgi mingit muud aega. Igatahes tere tulemast väga põnevale kohtumisele. Mul juba tegelikult kehas on mingisugune veider tunne sees, sest et see, mis siit täna tulema hakkab, see saab olema midagi vägevat. Ma vähemalt arvan, et tuleb midagi vägevat, sest et ma teen midagi, mida ma pole varem laivis teinud. Ja teil on võimalik sellest kõigest osa saada. Aga enne kui me sinna lähme, nii huvitav on see tunne sees praegu. Mingid krooksud juba tulevad, mingisugused asjad lähevad liikele juba. Ja ma täna päeval magasin ka 2 korda, tuli vahepeal täiesti uni peale, et mingid asjad, kui me teeme otsuse midagi nagu lahustama hakata või mingisuguse sammu, siis kuidagi mingid asjad hakkavad juba käima. Aga ma saadan siit tervitused ka, vaatame, kes meil siin täna kohal on. Tere Ester, tere Siiri, tere Tiina, tere Ülle ja teised ka, kes te olete kohale jõudnud, siis jäta siia oma tervitus. Tere Anu, et nii äge on teid kõiki jälle siin näha. Tere Tiina, teine Tiina siis Tintsukurru ja tere Tarmo. Oi, Tarmo Vanam, ma vaatasin alguses, et Tarmo oli ja siis ma mõtlesin, et oli teine Tarmo, aga Tarmo Vanam popis. Et nii äge on sind ka siin näha. Ja tere Elle. Toon ennast kohale ja soovitan sul ka, kui sul vähegi võimalik on, tere Eneli, nii äge on, meid on nii palju siia tulnud, üli äge. Et täna paluks ma teie abi natukene ruumi hoidmisel ja samas sellest sa saad ise ka, kui sa seda kaasa teed kohalolus, ma usun, et siit saab midagi väga ägedat. Ehk siis see video võib sinu elus muuta väga palju, kui sa lubad ja oled kohal. Tere Helle, meid on siia nii ägedalt palju kogunenud, üli äge, kuidas saab veel paremaks minna. Ja alustaks selliste huvitavate küsimustega kõigepealt, et kui lihtne on sinul, nagu vaata ausalt enda sisse, sa ei pea siia kommenteerima midagi. Kui sa soovid, sa võid kommenteerida, aga ei ole vajadust, ei ole kohustust. Kui lihtne on sinul luua muutuseid? Et kui lihtsalt mingid muutused sul käima lähevad või on tihti see, et sa teed muutust või väldid isegi muutust, on ju mingi hirm on muutuse ees ja kui muutust teed, siis sa ise saboteerid oma muutust ja kukud samasse kohta põhimõtteliselt tagasi. Ja teine küsimus on see, et kuidas või mis tunded tekivad sul, kui sa kuuled vastutuse võtmine, nagu täieliku vastutuse võtmine.
ja kui lihtsalt sinu soovid üldse täituvad, et kui sa midagi soovid, liigud selle poole, kas see täitub hästi kergelt või pigem on raskus otsa ja nagu ma ütlesin, ise saboteerid oma tegemisi nii, et need suured mingisugused unistused, et võib-olla mõnes valdkonnas lähevad asjad ilusti käima, aga kindlasti on sul mõni valdkond, kus vahet ei ole nagu, mida sa proovid, mida iganes sa teed, palju kursused sa läbinud oled, mingisugused enesega töötamised, mediteerimised, mis iganes see on, aga see muutus ei tule. Või kui tuleb, see ei ole jäädav, on ajutine. Saad nagu, oh jee! Ja siis kukud alla tagasi. Ehk siis täna mina jagan sinuga oma üleeile hommikust megataipamiste sadu, mis lükkas väga huvitavad asjad käima. Täna hommikul meditatsioon, ma pole sellist asja meditatsioonis kogenud, et ma hakkasingi nende samade asjadega nüüd tegelema, lahti laskma seda kõike. Ja täna oli siuke hästi huvitav kogemus, kus ma silmad kinni tegin ühte Joe Dispenza meditatsiooni ja ma tundsin, kuidas ma kasvan lihtsalt nagu mingi suureks. Nagu lihtsalt kuidagi, seda on sõnadesse veider panna, aga see reaalselt oli tunne, nagu ma olen mingisugune väga suur energeetselt niimoodi. Et see oli päris huvitav ja sellist asja pole varem olnud. Eks midagi läksid väga võimsalt igatahes käima nende samade taipamistega, mida ma siis jagama hakkan. Ma näen teie kommentaare ka, aga ma ei hakka siia praegu sisse minema, et mingi hetk, kui ma tunnen vajadust, siis ma loen neid, aga ma olen praegu fookuses ja lähen siit edasi. Ehk siis ma jagan sinuga täna, miks ma tegelikult olen muutust vältinud ja vanu mustreid korranud. Miks ma olen vastutust vältinud kui tuld? Nagu vastutus on minu jaoks olnud väga hirmutav. Ja kuhu ma oma väe olin andnud? Et kus mu vägi kinni jäi? Ja miks mu soovid ei ole täitunud, teatud soovid? Ja neid soove on tegelikult päris palju, mis ei ole täitunud. Ja peamine asi, miks olen käitunud kui laps ja pole kasvanud suureks, et olla päriselt oma lastele isa, mitte lihtsalt sõber ja olla mees oma kaaslasele. Et mulle noores peale teismeiga, ma olin 17, 18, 19, see oli mingi 20 välja, öeldi mulle kogu aeg, et Armin, sa oled juba 18-aastane ja sa ikka käitud niimoodi. Ja täna toon sellesse kõigesse valguse ja ma lõpuks teen siis ka siin iseendale, nii palju kui seda siit välja õnnestub teha, spell break'i, et sul on võimalik seda kõike kaasa kogeda. Et kui kas või ükski nendest, mida ma praegu nimetasin, siin praegu välja tõin, siin puudutab, siis kinnita rihmad ja ole valmis vägevaks kogemuseks. Ja enne kui ma nende juurde lähen, ma räägin kõigepealt, mis asi on üldse spell lühidalt ja mis asi on spell break. Ja siis lähme sealt siis nende asjade juurde, mis minul üleeile üles tulid. Ja kui siin natukenegi need asjad puudutavad, siis ma usun, et sul lähevad ka siin asjad liikvele. Ja et sa saaksid siit võimalikult parima tulemuse, siis minu soe soovitus on kõik, mis sa praegu teed, kui see on võimalik, jäta see pooleli, istu kuskile, kus sa saad olla täiesti segamatult. Sa võid ka silmad kinni täitsa panna ja hakka lihtsalt teadlikult hingama. Ja see on 5-tasemeline hingamine, kes on läbinud näiteks minuga selle 8-päevase teekonna siin, mis ma tegin laividena siin samas oma seina peal, juba olete kindlasti kursis selle hingamisega, aga käime kiiresti läbi. Ehk siis alustan lihtsalt sisse-välja hingamist, nii et sa hingad nina kaudu sisse ja suu kaudu välja. Ja kui sul on nina kinni, siis lihtsalt hinga suu kaudu, ega muud ei olegi. Aga nina kaudu sisse, suu kaudu välja. Ja tee see nüüd natukene sügavamaks, kui see tavaliselt on. Eks anna kehale seda hapnikku, millest keha on tegelikult aastakümneid puudust tundnud, et kui palju me tegelikult loome oma kehas keskkonna,
kus kehal on hapnikupuudus, sest me hingame hästi pinnapealselt. 70% inimesi kuskil, 90% elab ainult 30%, niimoodi vist oli minu arust, 90% inimestest elab 30% ulatuses sellest, mida tegelikult keha tahab hapniku poolest. Ehk siis hinga ja tee see hingamine nüüd natukene sügavamaks. Nina kaod sisse, suu kaudu välja. Jälgi, et su sisse välja hingamine muutuks enam-vähem sama pikkuseks. Ja jälgi, et sisse välja hingates kaoksid ära ka pausid ja igasugused sellised künkad, et oleks ühtlane jada. Ühtlaselt sisse, ühtlaselt välja ja niimoodi muudkui lased. Ja nina kaod sisse natuke rohkem, kui sa tavaliselt hingad ja hinga välja ka natuke rohkem, kui sa tavaliselt hingad. Ja mis iganes emotsioonid sul ka endal üles tulevad täna siin, kui tulevad, siis hinga nagu sinna emotsioonide alla, hinga täiesti nii sügavale kui saad, ehk siis sinu ülesanne on hingata kõhtu, et kõht paisub kõigepealt. Ehk siis diafragma laieneb ja siis hingad välja. Ja kui see ei ole palju palutud, siis too ka naeratus näole, ehk siis tervita seda õhku mõnusa energiaga. Ja ma aeg-ajalt tuletan sulle meelde, aga ole selle hingamise juures siis nii palju kui võimalik. Ja kui sul ei ole täna võimalik seda kaasa teha, siis ma soovitan, sa võid selle ära kuulata, aga võta selleks eraldi aeg, kus sa saad täiesti olla kohalolus ja kuulata. Sest sul on vaja luua endale turvaline ruum ja kui sa pakud kehale seda, mida keha kõige rohkem vajab, on tegelikult õhku, siis ta tunneb ennast turvaliselt ja läbi hingamise juba hakkavad asjad lahustuma, mis on lahustamiseks valmis. Aga mis on siis spell? Hakkame siit pihta. Et ettevõtluses on selline ütlus või kontseptsioon on theory of constraints ehk siis piirangute teooria, mis ütleb seda, et igas süsteemis on üks lüli, mis piirab kogu ülejäänud süsteemi tulemust. Kõige lihtsam seda võtta nagu tootmisliiniga, et tootmisliini tootlikkus sõltub sellest, kui kiire on kõige aeglasem punkt selles liinil. Sa võid ükskõik mida teha teiste liini asjadega. Niikaua kui sa ei eemalda seda puuduvat, mis hoiab seda kiirust kinni, niikaua ei ole ühestki teisest asjast kasu. Ja meie elus on meiega täpselt samamoodi. Niikaua kui me ei lahusta ära seda kõige fundamentaalsemat asja, mis paneb meid kuidagimoodi käituma, mingid valikuid tegema, ennast saboteerima, looma kõike seda, mida me ei taha. Et kui sa usud, et sina ise lood oma reaalse, siis minu küsimus on see, et kes loob kõik takistused sinu teele. Kas see on keegi teine, ehk siis sa ei võta vastutust oma elu eest, või sina lood kõik takistused ka oma teele? Nüüd on küsimus, miks sa need lood? Ja see ongi see piirangu teooria, et niikaua kui sa ei lahusta ära seda kõige fundamentaalsemat, siis sa võid teha mida iganes ja võib-olla sa näed ka väikseid tulemusi, aga see on võib-olla ajutine või siis ongi see on ainult väike see tulemus. Ehk siis spell, ja see ongi spell, mis hoiab meid tegelikult kinni. Ja mis on spell? Spell tekib siis, näiteks kui sind ehmatatakse. Sa jalutad kuskil, teed oma asju, oled hästi mõnusas oma flows ja midagi juhtub, kuskil kukub midagi maha või keegi karjatab midagi või midagi juhtub. Siis mida sina selle hetkel teed? Mis juhtub su hingamisega? Korraks käib siuke võpatus kehast läbi, on ju? Ja hing jääb korraks kinni. Ja sellel hetkel sa salvestadki selle momendi nagu ajaliselt oma kehasse, oma energia välja. Või sa alateadus, kuidas keegi nimetada tahab. Eks kui sa lapsena näiteks kogesid midagi, mida sa ei soovinud kogeda, siis käis korraks ja see sama laps salvestus sulle kehasse. Ja see laps jäigi sinna. Sina kasvasid muudkui edasi ja siis järgmine ehmatus, järgmine asi, sest et
Meile on 2 asja ainult loodusega kaasa antud hirmud, ülejäänud on kõik programmeeringud. On siis valjud helid ja on kukkumine. Et kui tekib see kukkumise hirm on ja ma kaotan tasakaalu, siis tekib kehas see võpatus ja on valju heli. Need on need kõige tugevamad programmid, mis meid siis tegelikult mõjutavad. Kui keegi karjatab meie peale mingi asja pärast, siis käib meil see võpatus läbi. Aga sealt tulevad pärast hiljem ka igasugused muud programmid. Ja nüüd ongi see, et nüüd need lapsed justkui juhiksid elu vastavalt sellele, mida nemad usuvad. Vastavalt sellele kogemusele, mida nad kogesid. Et siis nad hakkavad tegema valikuid läbi turvalisuse spektri. Ehk siis kõik sinu valikud tegelikult baseeruvad sellele, kui turvaliselt sa ennast tunned. Siis minu küsimus üks oleks siin, millal sa viimati tundsid ennast 100% turvaliselt? Ja kui sa ütled, et mitte kunagi või sa ei mäleta, siis kuidas sa saad teha üldse puhtast kohast valikuid täna, kui sa ei tunne isegi turvaliselt ennast? See tähendab, et need samad väiksed lapsed jooksutavad kogu sinu elu, sest nemad ei tunne ennast turvaliselt, sest nemad on kogenud midagi ja nüüd nad näevadki maailma läbi selle spektri ja siis me käitume kuidagi moodi. Kui palju on olnud sinul olukordi, kus sa soovid käituda ühtemoodi, näiteks mul on see, et elukaaslasega vahest või lastega, sa tahad öelda midagi ühel toonil, ühel viisil ja see kukub välja kuidagi teistmoodi. Ja siis mõistad, kus see nagu tuli? Need ongi need sisemised lapsed, mis väljenduvad ja käituvad. Ja see on siis see spell, ehk siis sinule salvestub uskumus ja emotsioonide pundar kehasse nagu väikse lapsena ja see ongi spell, mille all sina nüüd elad kogu ülejäänud elu. Ja spell break on nüüd see sama loitsu vabastamine, ehk siis selle lapse energia tagasivõtmine, sest iga kord, kui lukustub midagi sinu kehas, siis sa paned sinna nagu energia lukku ja see on sinu loomeenergia, mille pealt sa muidu looksid. Ja see on lukustunud sinna sellesse siis tahkena nii-öelda. Ja kui sa vabastad selle, siis see energia vabaneb jälle lõputuks potentsiaaliks ja sa saad luua sellega siis, mida sa soovid. Ehk spell break ongi siis loitsu vabastamine, spell break, loitsu murdmine. On ju. Loodan, et te saite siit sellest mõttest aru. Ja ma lähen siis nüüd oma kogemuse juurde, mis siis tuli ja sina hinga muudkui kogu aeg. Et ma alustasin, ma ei ole veel alustanud seda teekonda, aga minu eesmärk on saada spellbreakeriks ja selle raames ma tegingi siis selle 8-päevase väljakutse nii-öelda, kus ma jagasin, et saada toetust spellbreakeriks saamiseks. Aga ma ei ole selle teekonnaga ise veel liitunud, aga ma võtsin ühe kursuse, mis on seal sees nagunii ja selle võrra ma saan siis pärast selle programmi soodsamalt. Ja ma hakkasin seda kursust läbima ja võtsin sealt siis spellbreake ette ja üleeile hommikul siis võtsin ühe spellbreaki ette, mis rääkis sellest, üks inimene siis ütles, et kui Brian on siis see, kes on siis selle välja mõelnud, selle meetodi ja vastavalt oma kogemustele, sest ta 3 aastat juba hakkas nägema inimestes mingeid mustreid ja see oli tema kingitus, et teadis täpselt, mis on inimesel nagu kuskil uskumustes kinni, mis hoiab teda tagasi. Ja Brian siis küsis see oli meesterahvas, kes selles oli, et millega ma sind aidata saan. Ja siis ütles inimene, et ma olen finantsadvisor, ehk siis finantsnõustaja. Ma suudan inimestel luua finantse ja parandada nende finantse, aga minu enda business is struggling. Ehk siis minu äri vaevleb, oli tema lause. Ja selle peale ta ei jõudnud isegi kaugele minna, sest Brian kohe peatas ta kinni ja ma kohe räägin ka miks. Aga kes tunneb ära, kes on siin näiteks ka coach või terapeut või mis iganes see on, kui sa aitad inimesi, sa suudad teisi aidata, aga enda elus nagu need samad asjad, millega sa inimesi aitad, ei lähe käima. Minul samamoodi, ma suudan teistes inimestest luua muutuseid, aga mingid asjad endas lihtsalt ei lähe. Ja need on samad loitsud. Ja siis siit ma jõuangi sinna, mis teemad need on. Ja nii kui ta ütles, et business is struggling, ehk siis äri vaevleb, siis Brian peatas ta kohe kinni ja ütles, et vaata, kui kavalalt sa põgened vastutusest, et kui tavaliselt me ütleme, et näed, mina
no ma struggle in näiteks rahaga, ehk siis mul on rahaga jama ja ma vaenlen rahaga, oleks eestikeelne tõlge siis. Et siis mul on nagu sellega jama, aga tema ütleb, et mina olen siin ja äri on seal ja äril läheb kuidagi nagu kehvasti, et äri vaevleb seal. Et siis eraldas ennast täiesti ära, et mina ei ole üldse äriga seotud, äri on siin ja äri vaevleb, aga mina olen siin. Et kui palju oled sina öelnud mingite asjade kohta, näed, kui see asi ainult muutuks, siis läheks elu paremaks. Et kui palju sa oled samamoodi võib-olla vastutusest põgenenud. Mul oli ka nagu, see on päris äge ja Brian ei lasknud talle edasi minna, sest et ta sai kohe aru, mis seal taga on. Oli see vastutuse hirm ja ma jõuan ka sinna, kus see vastutuse hirm tuleb. Ja kuidas siis see alateadvus oli valinud nagu viisi, et mitte vastutada. Ja siis läks sealt asi veel põnevamaks, et struggling nagu vaemne, kas see tähendab seda, et su äri on nagu kuskil niimoodi maadleks mingi asjaga või kui me ütleme, et mul on rahaga vaev, siis on see, et ma vaevlen seal raha sees kuidagi moodi. Ehk siis see oli nagu jälle nii huvitav vaatnurk, et mis sõnu me kasutame. Ja siis, kui ta küsis, Brian küsis, et selle vastutuse koha pealt, et mees sai aru, et ta on vastutusest põgenenud, siis ta ütles, et aga ma ei oska vastutust võtta. Ja see oli nii lahe, sest et eelmine päev, see oli mul siis üleeile hommikul, teisipäeval, mul oli esmaspäeva õhtul grupi coaching ja seal ma tõin täpselt sama küsimusi. Keegi ütles, et ma ei oska seda teha, siis ma küsisin ta käest, oled sa kindel, et sa ei oska? Et mis siis, kui sa ütled, et sa ei oska, sest sa tegelikult ei taha? Ja Brian ütles seda sama täpselt seal ka, et mitte me ei oska mitte midagi, kui meil on nagu mingi valik, on ju, ja ütleme, et ma ei oska seda teha, siis mis siis, kui mitte sa ei oska, vaid sa tegelikult ei taha seda. Ja nüüd tekib küsimus, aga miks ma ei taha? Ma ju tahan, ma tahan neid tulemusi saada, ma tahan ju neid eesmärke saada. Aga kui sa tahaksid, siis need oleks juba kõik sinu, sest kui sina oled looja ja lood kõik, mis on, sa oled loonud kogu selle universumini oma algolemuselt, mitte see inimkehastusena, aga see, kes me tegelikult siin tagataustal oleme. Et see inimkehastus on mingi väike osa sellest kõigest. Ehk siis sa lood kõike, kuidas sa siis loodud seda, mida sa soovid. Järelikult sa ei soovi seda, mida sa soovid. Kuskil on mingisugune uskumus. Nüüd me lähmegi sinna sisse. Kõigepealt siis vastutuse võtmine. Eks mis tunne on sul vastutuse võtmisega? Ma võtan need kommentaarid siit isegi eest praegu ära, kui siia midagi uut tuleb, siis ma jagan teiega. Kas meile, kui me lähme lapsepõlve tagasi, kuidas meile vastutus tutvustati? Kas vastutus oli midagi sellist, et vastutus on äge, vastutus on lahe, see on lõbus. Kui sa vastutad mingit asjadest, siis see on nii põnev, see loob vabadust, siis sa tunned seda suurepäraselt. Kas see oli nii? Või pigem oli see, et meil on lapsest saati sisestatud seda, et vastutusega kaasnev valu ja probleemid. Toome näite, sa said mingi asjaga hakkama, kogemata, sa olid ju laps, sa ei teadnud ju. Sa said millegagi hakkama ja see on see, näed, sa lõhkusid selle praegu ära või sa tegid nii ja nüüd sa multikaid täna vaadata ei saa. Sa oled nädal aega koduarestis või siis kui hullem on see, sa olid kaua õues, tule siia ja võetakse rihm ja ehk siis kõigepealt näidatakse näpuga meile, näed, sa tegid seda ja nüüd sa saad seda vastu. Ja see vastusaamine oli ju valus, ebameeldiv. Ehk siis kui sa said millegagi hakkama, siis sellele järgnes mingisugune karistus. Kas siis füüsiline? Oligi, said vitsa, rihma, tutistada, mis iganes on, said laksu vastu tagumikku, või siis nii-öelda vaimne, mis on ka mõnes mõttes nagu füüsiline, ehk siis koduarest, sa ei saanud enam välja minna, sind ei lubatud mingi sõprade juurde, sult võeti mingid mänguasjad ära, mis iganes oli, et kui sa said kogemata millegagi hakkama, see oli see, et näed, sa tegid seda, nüüd järgneb see. Ja nüüd me imestame täiskasvanuna, miks meil on nii raske vastutust võtta, sest et vastutusega kaasneb valu ja ebameeldivus.
Aga kui me ei võta 100% vastutust, siis kuidas me saame üldse muuta oma elu? Kui me näitame näpuga teiste poole, et näe, tema tegi, mina pole midagi teinud. Me võtame vastutuse väga kergelt selle eest, näe, kuule, ma lõin omale uue töökoha, ma lõin omale siit, leidsin raha omale või sain uue auto või mis iganes. Ma lõin selle, aga kõik, mis on ebameeldiv, ei, mina ei ole seda teinud, universum keerab mulle siin käru, et mind õpetada või mingi õppetund on siin peidus. Eks me ei võta vastutust. Ja kui me ei võta 100% vastutust, siis ei võta vastu me tegelikult oma täielikku väge. Ma teen täna siin ka kustutusi, on Accessi siis kustutused. Ma küsin sinu käest ühe lause. Kui sa soovid seda mustrit lahustada, siis oma ette ütle seal jah. Ja kui sa ütled seda valjusti välja, seda parem on. Ja siis ma loen sõnad siia ette. Sa ei pea praegu teadma, mis see on, aga põhimõtteliselt on see, et see lause aitab lahustada siis alateadus olevaid aju ühendusi, mis seal on. Siis see sama kustutuslause aitab lahustada lahti, sest et meie mõtted ja käitumine ei ole mitte midagi muud kui neuronite vahel, ajurakkude vahel olevad ühendused. Need siis loovad kõike, mis me teeme. On nagu programmid. Eks võib öelda, et see on nagu kõva ketta puhastus. Ehk siis kõik, kus sa oled võtnud omaks selle, et vastutus terviseks, kus sa oled omaks võtnud selle, et vastutus on midagi ebameeldivat ja rasket ja sellega kaasneb valu ja kannatused. Kas sa palun hävitad, kustutad olematuks ja vabastad? Right, wrong, good, bad, all, one, heart, source, boys, spots, creation, spaces and beyonds. Ja kui sa tunned kehas mingid huvitavaid tunded, hakkab kuskilt surisema või tulevad mingid valud üles, mis iganes sa tunned, siis hinga selle kõigega juures. Ehk siis kõik, mis ei ole lasknud sul näha vastutust sellena, mis see tegelikult on, oma väe täielikult vastuvõtmine, millega kaasneb 100% vabadus. Kõik, mis see on, mis sul seda ei ole lubanud, kas sa palun hävitad, kustutad, teed olematuks, vabastad. Right, wrong, good, bad, all, one, heart, source, boys, spots, spaces, creations and beyonds. Ma teen ühe veel siia. Kõik, mis ei lase sul tajuda, teada olla ja vastu võtta vastutust ja oma väge, et olla täielikult vaba ja valida ning vastutada täielikult oma elu eest. Kas sa palun hävitad, kustutad olematuks ja vabastad? Right, wrong, good, bad, all, one, heart, source, boys, spots, creation, spaces and beyonds. Nii, aga lähme siis minu asjade juurde. Eks vastutus oli see üks asi, mis mul avanes. Ja täna hommikul, kui ma selle vastutusega tegelesin, siis kui ma lasin sellest lahti, kujutasin kätte, kuidas väiksena ma sain karistada mingite asjade eest. Siis ma lasin sellest lahti, tegin neid samu kustutusi ja siis veel spellbreaki mingisuguseid samme. Siis ma tundsin, kuidas, ma ütlen, muu nagu energiaväli oleks hakanud kasvama, see oli nagu hästi huvitav kogemus. Aga asjad siis, mis mul üleeile hommikul üles tulid. Minu soove ei kuulda. Kui palju on sinul olnud lapsena seda, et sa soovid midagi ja sa väljendad oma soove, siis vanemad, sugulased, sõbrad, kõik ütlevad, jaa, muidugi sa saad, et sa tahad mingit mänguasja, siis teine ütleb, jaa, muidugi võta mäng ise sellega. Või küsid vanemate käest midagi. Ehk siis sinu soove on alati aktsepteeritud ja austatud. Kas su lapsepõlv oli selline? Või siis vastupidi, et kui sa midagi soovisid, siis tehti järsku vastupidist. Et keegi sõber oli kiuslik, et kui sa midagi soovisid, kuule lõpeta ära, ta tegi veel rohkem seda. Et minul oli, kuna ma olin kõige väiksem, sugulastest kõige väiksem, ma jäin väga tihti, enamus aja jäingi nagu soovidest ilma, minu soovid jäid rahuldamata. Eks mind ei kuulatud, kui ma üritasin kellelegi midagi näiteks rääkida, siis nad tegid meelega midagi sellele vastupidist ja see tekitas minus, siis kui see üles tuli nüüd üleeile, see tekitas väga tugeva vihatunde ja lapsena oli ka, ma olin nagu väga vihane, mind ei kuulda, mind ei mõisteta, mu soove ei aktsepteerita ja vanemad samamoodi on ju. Kas me oleme alati saanud oma soovid ja kuulatud meid ära?
Ehk siis mul oli see, et minu soove ei kuulda. Minu soovid ei ole väärt täitumist. Ja sealt ongi tulnud programm, et minu soove ei kuulda. Ja see on natuke seoses ka, ma toon selle siia, sest see on huvitav mõttekäik. Ma olen siin mõelnud mõned päevad, et seesama 8-osaline seeria, mis ma tegin, on ju, mul vahepeal oli siin, et ma andsin nagu nii palju, aga vastu pole praktiliselt mitte midagi saanud. Et kes on vaadanud sinna toetuslehele, siis enamus sellest summast on tegelikult enne seda 8 seeriast. Mul oli kursus, mille käigus tuli enamus sellest summast. Ja siis mul oli see, et nagu miks ja nüüd need samad asjad andsid kõik vastuse. Et ongi minu soov ei kuulda, et kui mul on programm sees, et minu soovid ei ole realiseerimiseks ja minu soov ei kuulda, siis kuna meie aju alateadlikult tõestab meile alati seda, mida me oleme otsustanud enda ja maailma kohta uskuda. Meie aju on nagu ütleme eesmärke goal achieving machine ehk siis eesmärke täide viiv programm. Eks nii kui me ütleme, näed maailm, et ma olen selline, et minu soove ei austata, siis ma loongi endale sellise reaalsuse, kus minu soove ei austata. Kõik, mis selle on loonud, selle uskumuse, et minu soove ei austata. Ja kas sul, kui see resoneerub sinuga, kas sa palun hävitad, kustutad, olematuks vabastad? Right, wrong, good, bad, all, one heart, shows, boy, spots, creation, spaces and beyonds. Ja üks asi veel, mis sellega kaasa tuli, oli, mul tuli üks hästi tugevalt üks mälestus ülesse, et ma elasin väikses kohas nagu Lagedi ja mul oli 0 ja 1. klass, mul oli väike klass, 12 inimest olid klassis ainult ja ma sain klassikaaslastega väga hästi läbi, mul oli väga tore. Et ma olin enne seda olnud suhteliselt üksi, mul ei olnud väga sõprus, me elasime kuskil, kus minu vanuses lapsi ei olnud ja ma mängisin enamus aja üksi. Ja siis nüüd minnes kooli, oli mul nagu väga äge, mul olid sõbrad. Ma sain kellegagi mängida, nalja teha, pulli teha ja nii edasi. Ja siis ema otsustas kolida, et kolime Assakul oli see, siis on linnast, Tallinnast siin Jüri poole minnes. Kui ei tea keegi, kus siin on, siis igatahes ma pidin minema Jüri kooli, mis on väga suur kool. Ja seal klassis, ühes klassis on 30 inimest. Aga kuna ma olin loonud nagu selle, et ma tundsin, ma kuulun kuskile, ma tundsin, et mul on lõpuks nagu sõbrad, kus ma saan olla, siis ma olin nii vastu, ma ütlesin, ma ei taha minna. Ja ikkagi me läksime ja see tugevdas veel seda programmi, et minu soovid ei ole täitumiseks. Et vahet ei ole, mida mina mõtlen või mida mina soovin. Tehakse ikka nii, mida ma ei taha. Ja seesama nüüd kolimine, see lõi järgmise programmi, eks miks muutus pole turvaline. Nagu ma ütlesin, on ju muutused, kui lihtne muutused luua. Minu programm tuli sellest samast kooli teemast, et kui palju on sinu elus olnud olukordi, kus sul on peale sunnitud mingisugune muutus, mida sa ei ole tahtnud ja millega on kaasnud valu, ebameeldivused, või on sinu jaoks olnud kõik muutused alati hästi positiivsed. Et iga muutus, mis sa lapsena kogesid, oli positiivne. Sind võeti igal pool vastu, kõik oli tore. Sest kui me kolisime ära ja läksin uude kooli, siis mind ei võetud seal koolis vastu väga. Meil oli hästi suur klass ja ma ei mäleta, mis hetkest, aga suht varakult mind hakati praktiliselt igapäevaselt kiusama. Et mul oli üks inimene, kindlasti ma ei tea, teine inimene oli ka mingi aega, tuli natuke hiljem, kes samamoodi hakkas mind kiusama. Ja mul oli absoluutselt isu koolis käia. Ma käisin niimoodi vahest koolis, et ma läksin hommikul bussipeatusesse ja kui buss tuli, siis ma läksin bussipeatuse taha, ootasin, kui buss ära läks, läksin nagu vetsu ja tulin tagasi ja istusin, kuni kool sai läbi ja siis läksin koju. Või teinekord lihtsalt läksin kuskile metsa, mul ei olnud üldse kooli mineku isu. Ja programm muidugi. Muutus on ebameeldiv. Muutus pole turvaline. Eks muutusega kaasneb valu,
ebameeldiv ja kõik selline. Ja muutus on midagi, mis on peale sunnitud. Eks see on järgmine asi, et muutus on sunniviisiline. Ja nüüd täiskasvanuna, siis kui üleeile seda nagu ammustasin läbi, sain aru, et mitte keegi täna ei sunni mind enam ju. Mina ise sunnin ennast muutusesse. Aga nüüd ongi see, et see väike laps seal sees ja ma lähen sinna pärast sisse ka nendesse teemadesse. Et siis teen seda spellbreaki ka natukene siis lõpus, aga ma praegu toon selle kõik siia, mida ma siis kogesin. Ja mis üles tuli. Nüüd järgmine. Minu soovide täitumine lõpeb valuga. Kui palju oled sina lapsena valinud teha midagi, mis sulle nagu päriselt rõõmu valmistab? Kas iga kord võeti sind vastu, nii äge, et sa siin oled nii ülemeelik ja nii lõbus ja nii rõõmus ja et vanemad kõik on kõrval, et sa oled nii tubli, et sa oled nii suur siin, keerad mingeid asju kokku ja oled nii lõbus ja nii edasi. Et kas kogu aeg vanemad võtsid sellisena vastu ja sõbrad ka? Või see oli pigem see, et kuule, käitu nüüd normaalselt. Millal sa oled ükskord rahulik, no pead sa siin kogu aeg niimoodi tõmblema, siplema, karjuma. Ja see kõige kuulsam küsimus on ju, mis sul viga on? Kas sa ei ole, võiks olla normaalne natukene? Ja võib-olla oli isegi see, et sina väikse lapsena valisid teha midagi väga ägedat, põnevat, võtsid ema kleidid, mis iganes seal on, isa mingid asjad, hakkasid nendega mängima ja siis, kui ema koju tuli või isa koju tuli, siis said vastu päid ja näppe ja jalgu ja igale poole. Et minul näiteks tuligi üles see, et kui ma valisin tunda ennast nagu täiesti vabalt, olin vahepeal vahest kauem õues. Ma läksin koju, mind ootas vits ja jälle peks. Kui ma sain mingisuguse lollusega hakkama, sain ma jälle peksa. Ehk siis, kui ma valisin seda, mis mind nagu päriselt, mis mulle rõõmu valmistas, läksin kuskile, kus ma ei oleks tohtinud minna, aga hästi põnev oli, hästi uudis, see oli nii lahe. Ehk siis ma olin laps, kes on uudishimulik, põnev ja särasin ja sellega kaasnes valu. Ja muidugi see kuulus ütlus, pill tuleb pika ilu peale. Kui palju see meile on loonud programme sees? Kui palju on sinu rõõmu karistatud tegelikult ja valeks tehtud? Minul igatahes tuli see väga tugevalt ülesse, et miks ma ei saa olla rõõmus, sest et rõõmuga kaasneb valu. Ehk siis, kui ma teen midagi, mida ma päriselt soovin ja kui mu soovid täituvad, siis sellega kaasneb valu. Kõik, mis sul see üles tõi, kas sa palun hävitad, kustutad, olematuks ja vabastad? Right on good, bad, call one higher choice, boys, boats, creation, spaces and beyonds. Lähme edasi. Mul on paar tükki veel, siis oleme sellega lõpuni jõudnud. Programm lapsest peale. Ma olen jõuetu midagi muutma. Kas sinu lapsepõlves möödus sinu lapsepõlv alati lauldes, tantsides, mängides? Või oli vahest see, et sa nägid oma vanemaid kaklemas, riidlemas, võib-olla isegi füüsilist vägivalda kasutamas? Võib-olla nägid sa füüsilist vägivalda enda vastu või kogesid enda vastu, oma venna vastu, õe vastu, mis iganes on? Ja näiteks, kui su vanemad kaklesid, kas sa oleksid soovinud, et seda ei oleks toimunud? Sa oleksid soovinud, kuulge, et lõpetage ära, ärge tehke nii. Aga sa tundsid ennast seal. Kuidas sa tundsid ennast? Ma lähen sinna vahele, ma lõpetan kohe selle tüli ära siin. Või see oli pigem see, et sa pugesid kuskil nurka peitu, läksid oma tuppa, kui sul oli oma tuba, nutsid patja seal ja tundsid ennast jõuetuna, sest sa ei suuda seda olukorda muuta. Või kui sinu vastu kasutati vägivalda, mis oli minu puhul.
Mul oli vend, vanem, 5 aastat, kes mind terroriseeris suht nagu teismelise eani välja, isegi peale seda veel. Päris peaaegu täiskasvanu eani välja. Terroriseeris mind päris korralikult. Ehk siis ma olin jõuetu välise vastu. Ma olin jõuetu muutma midagi. Ja koolis, on ju, mind kiusati. Mu soovi ei rahuldatud. Ma olin jõuetu seisma enda eest. Ime siis, et meil ei ole seda väge, millega luua, kui me usume, et me ei ole tegelikult võimelised midagi muutma. Sest et mul ei ole väge selle jaoks. Elu on tugevam kui mina. Teised on tugevamad kui mina. Kõik, mis sul see üles tõi, kas sa palun hävitad, kustutad ja olematuks ja vabastad? Right, wrong, good, bad, call, one, high, choice, boy, spots, creation, spaces and beyonds. Mul hakkab keha vahepeal tõmblema. Kui ma kohale tulen, hakkan nagu mõtlema sellele, siis ma praegu jagan, siis sellel hetkel ma ei ole nagu päris niimoodi siin kohal. Aga nii ma tulen siin kohale, siis mu keha hakkab siin vaikselt tõmblema. Eks ta hakkab vabastama kohe mingisugused pingeid ja asju. Ja nüüd need samad programmid, kõik, mis ma jagasin, minu soovid ei kuulata. Minu soovid on väärtusetud, ehk siis need pole mõeldud täide minema. Mind ei märgata, minu soovi ei märgata. Muutus on ohtlik, ebameeldiv. Vastutus on midagi hirmsat. Minu soovide täitumisega kaasneb valu. Ja ma olen jõuetu midagi muutma. Oho. Need kõik hetked, kui ma neid asju kogesin, talletusid need samad väiksed lapsed minu kehasse. Ja need samad lapsed siis on juhtinud kogu aeg elu. Ja kust on tulnud see programm ja miks ma ei ole olnud võimeline kasvama suureks just tänu nendele, et neid väikseid armid on nii palju siin sees olnud. Armin, miks sa käitud jälle nagu väike laps? Armin, sa käitud nagu alaealine. Ja ma ise tajun ka oma mingisuguste naljade puhul, mingid asjade puhul, et see läheb nagu täiesti kuskil 7-aastase tasemele. Et miks sa käitud nagu 7-aastane? Kas sul on ka vahest tunne, et miks sa käitud vahest nagu 5-aastane või 7-aastane või 9-aastane? See ongi see. Need lapsed on seal sees kuskil. Ja minul oligi need programmid, ehk siis mu soovid ei täitu, ma olen jõuetu midagi muutma, muutus on ohtlik ja valus ja mu soovide täitumise kaasneb valu. Kui palju, sa võid nüüd kommenteerida siia praegu, kui palju resoneerus sinuga kõik see, mida mina jagasin, kui palju puudutas sind otseselt see, mida mina kõik praegu jagasin? Võid siia praegu jagada kommentaarimisse. Ja siis ma lähen siit edasi ja vaatame neid asju, hakkame neid asju lahustama, kuigi me nende kustutustega juba natuke lahustasime, aga natuke veel, et jaga mulle siia, kui palju läks sulle praegu pihta kõik see, mida mina jagasin, kui palju sa tundsid ennast ära ja oma lapsepõlve. Ja kas sa hingad? Ja ma loon siia väike vaikuse ruumi ka vahepeal, kes ei kommenteeris, lihtsalt hinga. Ninakaud sisse, suukaudu välja, ninakaud sisse, suukaudu välja. Nii, Eneli kirjutab, väga resoneerus, eriti see, et ma olen jõuetu midagi muutma. Anu kirjutas, midagi läks kindlasti pihta. Elle kirjutas, kõik läks pihta. Kristiine, jah. Tintsu, väga tuttav see, mida sa jagasid. Ülle kirjutas, jah, tundsin ära mitmes asjas. Ja nüüd sa imestad, on ju, miks asjad ei muutu, kui sinu sees on programm näiteks. Näiteks, kui sinu sees on programm, et sinu soovid on ohtlikud, siis mis sa arvad, mida see väike laps sinu sees teeb? Ta teeb kõik selleks, et su soovid ei täituks. Ja siis me imestame, miks me saboteerime näiteks. Kui muutus on ohtlik, miks me siis valime saboteerida oma muutuseid?
miks muutus tundub hirmutav meile, miks kõik uus on nii hirmutav, sest vanasti lapsena, kui me läksime, kui meid sunniti kuskile minema uude kohta, visati kuskile tundmatusse, sellega kaasnes midagi hirmsat meie jaoks. Ja siis see vastutuse võtmine, on ju. Sa said sellega hakkama, nüüd sa saad karistada. Aga vaatame korraks seda vastutuse võtmist. Ehk siis hakkame siit vaikselt pihta. Ära ehmata. Kui sa hingad praegu, oled kuskil nii-öelda kohal, ma paneksid korra muusika mängima, vaatan, kui kõvasti tuleb, kas ma saan seda vaiksemaks ka panna. Tundub, et praegu on ta mul taustal, vaatan, kui kõvasti ta on, ma peaks äkki vaiksemaks panema. Kirjuta kiiresti, kui sa ütled, et kas muusika on liiga kõva või kuidas muusika praegu on, kui see mängib siin taustal. Et kas on liiga kõva, kas ma panen vaiksemaks. Ma tean, et Facebookis on väike ajanihe ka, enne kui see teieni kohale jõuab. Eks anna mulle võimalik kiiresti märku, kas muusika on normaalse tugevusega, suht vaikselt on. Okei, ehk ta ei peagi olema, point on see, et ma räägin siia, ta võiks olla üle minu teksti. Panen natukene juurde siis. Ehk siis kui mina räägin, ma vaatan oma seda helikõverat siin, et siis ta on mul vaiksem praegu, kui on. Jah, väga hästi on. Okei, siis on super. Ehk siis ma panin selle muusika, ma panen endal selle muusika siit natukene valjemaks, sest tule hingamise juurde. Ja kõik need emotsioonid, mis sa tundsid, märka neid oma kehas lihtsalt. Ära anna neile ühtegi hinnangut, lihtsalt hinga. Ninakaud sisse, suukaudu välja. Vastutus. Inglise keeles on selle kohta hästi mõnus väljend. Responsibility. Responsibility. Respond on siis reageerima. Ability on võime. Kui me keerame nüüd teistpidi, ability to respond, ehk siis võime reageerida. Et meie vastutus tegelikult 100% vastutus on see, kui me valime reageerida asjadele teisiti, kui me oleme siiamaani reageerinud. Et vastutus ei ole mitte midagi muud, kui võtame vastutuse enda reageeringu eest, kuidas me millelegi reageerime. Sest läbi selle me muudame mustreid ja programme. Ja see kõik, mis täna välja tuli näiteks siit, järgmine kord, kui ma märkan, kui sina märkad, et sa hakkad käituma kui see sisemine laps, siis sa tead, et sul on teistsugune valik ja võttes vastutuse, saad sa reageerida sellele teistmoodi. Saad sa valida midagi muud. Ja mis siis, kui võttes täieliku vastutuse oma elu eest, oled sa tõeliselt vaba? Mis siis, kui meie oleme vastu võtnud selle vastutuse, kui midagi hirmsat ja midagi, mis surub meid raamistikku? Mis siis, kui see kõik on tegelikult vale ja me lihtsalt lapsena mõistsime seda kõike teistmoodi ja oleme nüüd hakanud nägema vastutust kui midagi, mis piirab meie vabadust. Kui palju sinu jaoks resoneerub sõna vastutus vabaduse kaotusega? Kas sind täna keegi, kui sa oled täiskasvanu,
kas tegelikult saab sind keegi täna sundida midagi tegema, mida sa tegelikult teha ei taha? Kas saab sind täna keegi karistada selle eest, kui sa oled liiga rõõmus? Mis siis, kui me võtsime selle mustri lapsepõlvest kaasa, et kui ma olen rõõmus ja valin seda, mida ma päriselt tahan, sellega kaasnes valu, siis ma otsustasin, et mitte seda valu tunda, ma ei luba omal olla mina ise ja teha seda, mida ma päriselt soovin. Sest sellega kaasneb valu. Minu küsimus on nüüd sulle, kas see on päriselt tõde? Kas täna täiskasvanuna kaasneb sinu rõõmuga tegelikult valu? Ja mis iganes jutud sul peas jooksevad seal, et aga kui ma olen täielikult rõõmus ja mina ise, siis mida teised arvavad? Siis minu küsimus on sulle, kelle elu sa elama tulid? Hinga kogu aeg. Kas sa tulid elama selle nimel, et teistele meeldida? Või tulid sa elama selle nimel, et kogeda seda elu võimalikult lahedalt, rõõmsalt, ülemeelikult ja tehes kõike, mida sulle meeldib teha, tegemata teistele haiget. Ehk siis me räägime asjadest, tegemistest, mis ei ole seotud sellega, kus ma kellelegi teen füüsiliselt midagi. Vaid ma valin seda, mis mind päriselt kõnetab. Ja kui see teeb vaimselt kellelegi haiget, kui keegi ei suuda leppida sellega, siis see on tema valik. Sest et kui meie ainuke eesmärk on kogeda elu ja üldse kogeda, kogemine on eesmärk, siis tekib küsimus, ma ise ei mäleta, et ma oleks seda isegi öelnud kursuse ajal, aga see tuli välja pärast, aitäh Anneli, et sa selle nagu eraldi välja tõid. Siis kui sa ei tulnud siia ennast nautima ja elu kogema nagu positiivsena ja rõõmsana, siis mille kuradi fucking pärast sa üldse siia tulid? Kas sa tulid siia lihtsalt sellepärast, et ellu jääda, teiste nimel ennast maha müüa, olla õnnetu, masenduses, depressioonis? Või tulid sa siia, et ennast nautida? Miks minu küsimus on see, kas täna saab sind keegi sundida tegema midagi, mida sina ei taha? Ja mis siis, kui sa võtad täieliku vastutuse oma elu eest, oma valikute eest, oma reageeringute eest, saavutad sa täielik vabaduse. Sest et kui sa tead, et sina ise lood kõik, siis mis piiranguid sul üldse olla saab? Ja kui sa väiksena soovisid midagi ja tegid selle nimel midagi ja sa said haiget või siis näiteks eksisid ja sind tehti valeks või mis iganes sa tegid, kus sind tehti valeks, siis kas tegelikult oli sinuga midagi valesti sel hetkel?
või oli see lihtsalt nende inimeste programm, kuidas nad reageerisid sinu käitumisele, mille nad olid ise saanud oma vanematelt, oma keskkonnast, oma kogemustest. Mis siis, kui sinuga ei ole kunagi mitte midagi valesti olnud? Ja kui keegi on sind valeks teinud ja ka sa ise oled ennast valeks teinud, siis mis siis, kui see on lihtsalt üks viga süsteemis, mis on tulnud kaasa kuskil? Ehk siis kui palju oled sa ise piiranud oma rõõmu, oma õnne, et mitte haiget saada, mitte kogeda ebameeldivust, mitte teha oma lähedastele haiget, mitte kogeda seda tunnet, mis tekib siis, kui sa näed, kuidas sina lähedased saavad haiget, kui sina midagi teed. Kui palju oled sa läbi selle ennast piiranud? Hinga. Sest sel hetkel, kui sa need programmid võtsid endale, olles väike laps, kogedes neid kogemusi, siis igal hetkel, kui sa kogesid midagi, sul jäi hing kinni korraks. Ja see salvestus sulle kehasse. Täna siin hingates, kuna tegelikult aega ei eksisteeri, sa hingad koos oma väikse minaga selle sama olukorra enda energiaväljast välja. Sellepärast see hingamine on nii oluline, sest väiksena sa ei osanud hingata. Nüüd sa oskad. Ja sa saad olla toeks, et kui sul tuleb ka mõni sündmus oma minevikust ülesse, siis sa võid täitsa kujutada ette, kuidas sa hingad selle väikse minaga koos selles sündmuses ja võtad tal kas või ümbert kinni. Kõik on tegelikult hästi. Ma nüüd märkan sind, ma näen sind. Ma olen terve elu sind alla surunud. Ma olen sind valeks teinud. Kui palju sa oled teinud neid soove valeks, et sinu väike sisemine mina on tahtnud hoida sind turvaliselt, on saboteerinud su soove, on vältinud midagi, on kartnud midagi ja siis sa teed ennast valeks selle nimel, mis mul jälle viga on, miks ma ei suuda jälle seda teha. See kõik on olnud selle väikse lapse, kes on sinu sees, tema suunas. Kes tahab lihtsalt märkamist, tahab lihtsalt hoitust. Ja sa oled jälle valeks teinud. Nüüd sa tead seda. Nüüd sa saad valida teisiti. Ja mis iganes asjad üles tulid, tunded, siis lihtsalt märka neid. Ja tervita neid. Ma näen nüüd teid. Ja kui sinu sees ongi mingid emotsioonid, siis vaata ka neid, hinga lihtsalt. Ja vaata ja võta see tunne vastu, ma näen sind, ma olen sind alla surunud, ma pole tahtnud sind kogeda. Anna mulle andeks. Ma ei osanud teisiti lihtsalt. Aga nüüd ma tean. Ja nüüd ma võtan su vastu ja hingan koos sinuga. Eks kõik need mälestused, mis täna üles tulid, kas sa palun tõmbad nendest kõikidest nüüd ja praegu energia tagasi siia praeguses hetke, oma tõelisse olemusse, oma tõelisse keskmesse. Lihtsalt anna see taotlus, ma tõmban kõik oma energiat tagasi. Ja ma võtan vastu kõik need kogemused, mida ma olen alla surunud. Ma võtan kõik need vastu ja andestan endale, et ma olen ennast valeks teinud, ma ennast süüdistanud, ma olen ennast ise karistanud.
aitäh selle kõige kogemuse eest. Aitäh kõikide nende katsumuste eest. Aitäh kõiki nende õppetundide eest. Need on kasvatanud mind selleks, kes ma täna olen. See kõik on olnud kingitus tegelikult. See on toonud mind siia punkti, kus ma saan täna valida teisiti. Ja kõik, mis mind enam ei teeni, ma vabastan kõikidest energia väljadest, ajaliinidest ja dimensioonidest, muutes selle taas lõputuks potentsiaaliks ja energiaks. Ja kõik, mis seda ei luba, ma hävitan, kustutan ja olematuks vabastan. I drunk good bad 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 all one heart shows boys spots creation spaces and beyonds. Mis siis, kui ma valides rõõmu tunda, sõltumata sellest, mida teised arvad ja mida ma olen varasemalt tundnud selle suhtes, kogu mu elu läheb muutusesse ja kogu mu elu täitub rõõmuga. Mis siis, kui ma luban omal olla mina ise, loobki kõige suurema muutusega minu lähedastes. Mis siis, kui valides ise ennast täielikult sellena, kes ma olen ja võttes vastu selle, kes ma tegelikult olen, muudab maailma minu ümber. Ja see, mida ma välismaailmas soovin näha, täitub ilma minu pingutuseta. Miks on nii, et kui ma ennast valin, siis maailm muutub imelisemaks? Miks on nii, kui ma lasen kontrollist lahti, siis sellega kaasneb tõeline vabadus? Ja miks on nii lihtne lõpetada enda piiramine ja lubada omal olla rõõmus? Ja miks tänasest alates asjad liiguvad? Ma ei karda enam midagi. Miks ma tunnen ennast turvaliselt nüüd ja praegu? Miks ma tunnen ennast turvalisemalt, kui ma kunagi varem olen tundnud? Miks ma tunnen täielikku hoitust ja kohalolu? Miks ainult läbi hingamise olen ma võimeline vabastama kõik, mis mind ei teeni? Ja miks see kõik loob kõigi jaoks enim? Korda minu järel, teeme ühe lõpu ka siia. Ma nüüd häälestan kõik oma süsteemid sellele uuele teadlikkusele, kutsudes, tunnistades ja lubades sellel kõigel lõputult laieneda. Kuidas tunded on? Aitab küll, me oleme tund aega siin teinud juba. Võtame otsad kokku. Ma pole kunagi sellisel viisil varem teinud. Ma arvasin alguses, et ma teen nagu enda spelle, võtan need samad asjad ette, aga kuidagi see läks nagu selliseks, et lihtsalt see jutt tuli praegu. Võid jagada, kuidas sa ennast tunned. Nii, nüüd hakkab krooksud tulema, et midagi ikkagist läks muutusesse.
Sest sellel hetkel, kui ma räägin, ma tegelikult iseennast väga raske on endale teha spell break'i nagu rääkides, et kui ma teen endale spell break'i, siis ma olen peas mõttes, esitan omale küsimuse, siis ma saan nagu olla sellega paremini kohal, sest praegu, kui ma lootsin, et ma saan nagu teha koos siin, et ma teen iseendale spell break'i ja küsin mingeid küsimusi, aga läks täna nii, et mu plaan oli üks, aga läks täna nii. Nii, Anu kirjutab väga avardav, vabastav, sain ühenduse oma väikese lapsega, nii äge. Kristiine kirjutab suurepäraselt, Siiri kirjutab imeliselt. Kuidas saab veel paremaks minna? Ja tule minuga veel ühele väiksele rännakule kaasa. Näe, Eneli kirjutab väga vabastav, käed hakkasid surisema ja pisarad voolasid. Ülle kirjutab lõpus tajusin laienemist, avardumist, nägin lapsepõlvest pilte. Väga äge. Ja Ülle, aitäh, ma sain sinu selle toetuse soovi kätte, ma kirjutan sulle, et aitäh sulle selle eest, ma varsti kirjutan, siis vaatame, kuidas sealt edasi liikuda. See oli väike maitseproov, said teada, aga üks ühel on midagi muud. See, et me vaatame konkreetselt ühe inimese mingeid asju ja sukeldume sisse, kus see kõik pärit on. Elle kirjutas ka vabastav, avardav. Nii äge. Kuidas saab veel paremaks minna? Aga tule uuesti hingamise juurde ja tule minuga veel viimasele väiksele rännakule. Et kus sina täna tunned, et mingi asi hoiab sind tagasi? Või oled siiamaani tundnud? Ma isegi küsiks seda mitte olevikus, aga küsiks minevikus. Kus sa tunned, et on hoidnud või kus sa oled tundnud, et miski on sind tagasi hoidnud? Sa ei pea see jagama, lihtsalt teadvusta seda. Ja Tiina kirjutab ka, midagi igatahes muutus. Taipasin, et hingates vabaneb kõik, mis haiget teeb. Nii ongi, see hingamine ongi. See on parim viis pakkuda endale seda, mida keha kõige rohkem vajab. Hakata teadlikult hingama. Kõige lihtsam asi. Asjad ei pea üldse rasked olema. Nii, aga tule siis selle juurde, et kus sa tunned või kus sa oled tundnud, et midagi sind piirab ja kus sa oled oma edu ise saboteerinud. Mis on need soovid, mida sa oled soovinud, aga mis pole täide läinud? Ja mida sa juba tänaseks oled selle nimel proovinud? Palju raamatut sa oled lugenud, palju kursusid läbinud, võib-olla oled coachingut võtnud, võib-olla oled teraapiaid võtnud, mis iganes sa oled, mida kõike sa oled teinud, et näiteks vabaneda mingisugusest traumast, mingisugusest mustrist, mingist programmist, mis ei lase sul särada sellena, kes sa tegelikult oled, energiapommina, rõõmupallina, kellena sa tegelikult siia tulid. Ja kui palju pettumust on see kõik sulle valmistanud? Ja kas see sama asi on kõik tekitanud seda, sa võid lihtsalt mõelda ja tõsta seal omal mõttes käe, ma ei näe teid, et sinuga on midagi valesti ja sinus on midagi viga, et miks need kursused, raamatud, programmid ja asjad ei tööta. Et sinuga on midagi viga. Sest midagi peab olema. Kas on enesearengu materjalid on täiesti pekkis? Kas need kursused on täiesti pekkis? Või on minuga midagi täitsa pekkis? Sest mingid asjad lihtsalt ei lähe muutusesse. Ja kui palju on see mõjutanud sinu eneseusaldust, eneseusku? Aga nüüd mõtle korraks. Tuleme sealt august nüüd ilusti välja, lihtsalt korraks teadvustasime seda. Mis sinu elus muutuks, kui see sama kõige suurem takistus või soov saaks täidetud? Milline su elu välja näeb? Eks mõtle ühele oma hetke suurimale takistusele, mille taga seisad. On see näiteks mingi hirm? Sa soovid millegagi alustada, midagi teha, aga miski hoiab sind tagasi. Kuskil oled sa saboteerinud, sa ei julge teha mingeid valikuid, mis iganes see on. Milline su elu siis välja näeks, kui sul enam seda asja tee peal ei oleks, kui sa läheksid sellest kergusega läbi ja see saaks muudetud.
Ja veel üks küsimus. Kui sa ei tunneks mitte ühtegi hirmu ja sa tunneks ennast 100% turvaliselt, usaldades ennast ja elu, siis milline näeks sinu järgmine aasta näiteks? Järgmised 3 aastat, 5 aastat, 10 aastat. Kui sul puuduvad hirmud ja sa tunned ennast turvaliselt ja sa tead, et sina ise lood kogu oma reaalse. Ja sa usaldad täielikult elu. Milline näeks välja sinu elu? Ma ei saa lubada, et see juhtub. Kui sa minuga näiteks töötad. Aga suur tõenäosus on, et midagi läheb kindlasti liikvele seal. Ja suur tõenäosus on, et midagi läheb niimoodi liikvele, et saabki täitsa ära lahustatud. Ehk siis praegu on sul, kui sa soovid seda kõike kogeda, mida sa täna juba siin natuke kogesid, aga veelgi võimsamalt, üks ühele ja samas ka grupis, sest on ka grupis võimalik. Sul on võimalus praegu praktiliselt tasuta saada üks ühele kohtumised minuga. Need samad spellbreakid. Ja see tänane ei ole veel tegelikult üldse ei olnud spellbreak, sest ma ei ole veel spellbreaker, aga ma alustan seda väljaõpet ja kui ma olen nagu selle läbi käinud, siis mul on kindel rada ja sammud, mida jälgides. Praegu ma olen lihtsalt läbi oma kogemuse seda kõike teinud, aga juba praegu olen ma siin päris ägedaid muutusid. Mul oli täna just ühe inimesega kohtumine, kellega väga ägedad muutused läksid käima. Ta tuli kohtumisele selline depressiivne, madalas energias ja pärast läks ära nagu nägu oli rõõmus ja särav ja läks oma päevale vastu sellise tundega, et ma olen kõigeks võimeline. Ja kuidas sellest kõigest osa saada, et kuidas on võimalik siis nagu praktiliselt tasuta saada? Toetades minu teekonda spellbreakiks saamiseks. Saad sa vastu just need samad kohtumised pluss kamaluga igasugused muud kraami. Üheks selleks kraamiks on ka Ebilimi keskkonna ehk siis selle koolituskeskkonna, kuhu siin varsti tulevad ka teised koolitajad, coachingud, asjad, selle keskkonna oma raha, mida saad kasutada siis teiste koolituste eest tasumisel. Ehk siis saad põhimõtteliselt tasuta. Ja see on koos loomine, muutmaks maailma paremaks. Mul oli elukaaslasega huvitav mõte siin just, et kui siin mõtlesin selle peale, et miks mingid asjad ei ole käima läinud, siis tal oli see, et oleks sa küsinud näiteks mingisuguse vigase kassi raviks raha, siis oleks inimesed kohe tulnud kohale. Ja kui me päriselt loome midagi, mis muudaks maailma, eks minu eesmärk on tuua see sama spellbreaking eesti keeles siia Eesti. Pakkuda seda inimestele. Ja lõpuks hakata ka seda tasuta tegema. Nagu Brian seda teeb, et ta teeb lihtsalt kohtumisi ja siis võtab suvalise inimese nagu kohtumises ette ja teeb temaga spellbreaki. Ja kõik, kes kohal on, saavad sellest osa. Et kui sa oled kunagi saanud minu tegemistest inspiratsiooni, väärtust, nii edasi, mida iganes tuge kuskilt, siis see on nüüd võimalust edasi anda. Ja veel rohkem tegelikult vastu saada. Ja üks küsimus sulle veel siin, kes vaatas siit ära seda 8-osalise seeria? Lihtsalt küsimus, mis võiks olla selle hind? 50 euri, 90 euri, 200 euri, sa võid chatis jagada kommentaarina. Mis võiks olla selle 8-osalise nii-öelda minikursus hind, mis ei ole tegelikult üldse minikursus, need olid 30-40 minutised kohtumised, 8 kohtumist. Kui need jagada ära 2 nädala peale, 2 kohtumist nädalas on ju, see oleks 4 nädalat päris siuke kursus. Et mis oleks selle hind tegelikult, kui seda kursuna pakkuda? Võid jagada chatis mulle. Mis sa tunned? Kes käis selle 8 päeva läbi? Ta oleks huvitav teada. Et ma ei küsi seda hinda selle eest üldse. Lihtsalt oleks huvitav teada, mis selle väärtus võiks olla. Mina ise tunnen, et selle eest vabalt võiks küsida mingisugune 100 euri. Manu pani ka ikka mitu 100.
Mhm. Eneli 500, oh sa jutti. Ma väärtustan liiga vähe veel ennast. Aitäh sulle, Eneli. Sellesama seeria, sest seesama seeria on nüüd järelvaadatav vaid 22. juunini, kui sul ei ole see seeria veel lõpuni vaadatud. Ja vaadates neid, mis siin inimesed kirjutasid, et mitusada on ja 500 pani Eneli. Sa saad selle, kui sa võtad kõige väiksema toetuse sealt, mis on 10 euri. Ja sa saad sellele samale kursusele eluaegse ligipääsu. Aga kui sa valid midagi muud sealt, näiteks kui sa valid selle Spellbreaki siis kõige lahjema seal maitseproov, mis on 155 euri, sa saad 155 eurost e-belle, sa saad seesama kursuse ka peale kauba. Et kõikide toetustega tuleb seesama kursus peale kauba, mis sul oli praegu võimalik tasuta, aga nüüd sa võid vaadata seda elu lõppu nii palju kordi, kui tahad. Ja kuidas minu tänane jagamine teile mõjus? See, kui ma jagasin enda taipamisi ja kõike seda, mida ma kogesin siis läbi selle Spellbreaki, mida ma tegin. Kes sai tänasest minu jagamisest midagi ja pani sinu sees midagi muutuma? Ainult see jagamine, mitte see lõpuosa, aga ka see jagamine, kus ma jagasin, mis tuli ülesse üleeile minu kogemusega. Sest et selle avardumise ja vabanemise paketiga tuleb kaasa minu teekonna jagamine. Ehk saad ligipääsu, kus ma jagangi neid kogemusi, mida mina teekonnal Spellbreakeriks kogen ja taipamisi. Ehk siis see, mida sa täna said, oli nagu vihje sellele, ma ei tee seda küll sellises mahus, aga just need taipamised, mis tulid, on ju, et kuidas lapsepõlves, mis oli, kuidas me vastutust oleme võtnud, seal on juba mingeid ägedaid taipamisi tulnud. Näiteks täna, eile tuli see taipamine suitsetamise kohta, et mis siis, kui suitsetamise sõltuvus ei ole mitte midagi muud, kui keha vajadus sügavama hingamise järgi, et saada piisavas koguses hapnikku. Sest et kuidas me suitsu teeme, et paljud on öelnud, nad teevadki suitsu, sest see loob nende sisse rahu. Aga mis siis, kui see rahu ei tule mitte sellest suitsust, nikotiinist, vaid see tuleb sellest, et sa ehk siis keha on valmis tegema mida iganes, et saada kätte vajalik kogus hapnikku ja minna sellesse parasümpaatilisse närvisüsteemi, et käivitada see. Ja tekib sõltuvus suitsu järgi, ta tunneb, et suitsetades ta saab tunda seda rahu. Aga mis siis, kui sul ei ole suitsu vaja tegelikult, on vaja hingama hakata ainult. Et selline äge taipamine oli näiteks eile. Et need tulevad ka kaasa selle avardumise ja vabanemise paketiga. Eks hästi palju kraami ja nagu ütlesin, sa saad valida seal ka täiesti 10 eurose ülekande, saad e-belle nende eest ja saad selle sama kursuse siis ligipääsu. Ja kui sa näed, et see võib kedagi teist ka aidata, see sama 8 päeva võid samamoodi jagada, näed 10 euri ja saad kogu selle ligipääsu endale. Ja kui natukenegi mingi asi kõnetab, on ju, siis ma panen siia samamoodi, kui sa vaatad arvutis praegu, saad telefoniga sisse skaneerida ja kui sa oled telefonis, siis vaatad lõpuni ja saad selle lingi siis siit samast videokirjeldusest. Ja juuni lõpuni on siis aega sellest pakkumisest osa võtta, kui siin natukenegi kõnetab, kui sul on küsimusi, kirjuta julgelt mulle, et sa ei saa veel täpselt aru, mida see kõik sisaldab, teeme kõne, räägime, et pigem on see, et kasuta praegu seda võimalust, sest see pakkumine lihtsalt on super pakkumine, sest minu soov on Spellbreakeriks saada ja selle võrra ma olen tulnud nii palju vastu, kui vähegi võimalik on. Et saada see raha kokku, et ma saaks selle teekonnal asuda ja läbi selle siis tuua maailma veel rohkem seda vägevust, seda vabadust, ehedust, sära ja rõõmu. Kartmata, et siis mingid asjad meil lähevad seal metsa ja nii edasi. Ma ei tea, kuhu ma sellega jutuga praegu minna tahtsin. Aga jah, tuli nii nagu tuli. Ma korra võtan, mis see viimane oli, mis mul siin oli. Ja kõigepealt aitäh sulle, et sa oled üldse minuga olnud siin lõpuni üle tunni aja, oled püsinud minuga, üliäge. See on üliäge teekond olnud. Ja jah, just see, et ei oleks seda, et kunagi hiljem, kui ma olen juba saanud Spellbreakeriks ja siis avastad, et mis asi see on ja siis tuled
ja selle sama kõige, mis ta siis on ju selle hinnaga, mis ta siis on, et siis avastad, kurat, oleks võinud varem, sest sa saad praegu lihtsalt nii palju kraami kaasa. See on nagu investeering iseendasse tuleviku jaoks. Et me alustame sügisel nende spellbreakeritega, et ma loodan, et siit juuni lõpuks on see koos ja siis ma saan alustada ja see peaks olema 8 nädalat oli mingisugune ettevalmistus. Ma ei tea täpselt, kui kaua see programm ise kestab, aga mingi aeg ma saan juba neid tegema hakata, neid seansse. Aga sa saad juba varem, et kui sa võtad selle sama avardumise või avanemise, sa pääsed kohe gruppi, kus me teeme grupis neid samme, spellbreake, täidame oma visiooni ja siis minu teekonnale ligipääsu, kus sa saad neid samasuguseid taipamisi, mida ma siis täna sinuga jagasin. Et iga kord, kui midagi seal maandub mulle, siis ma jagan seda. Vot, et aga üliäge, küsi küsimusi julgelt, et midagi jääks kuskile kahtluste taha, hirmu taha, julgelt küsi ja vaatame, mis me koos siit luua saame. Oli üliäge teiega siin koos olla, ma tänan teid kommentaarimast, ruumi hoidmise eest ja näeme varsti peagi. Tšau, tšau!